tere! Viimastel päevadel on ringlenud väide, et Google pidas Saksa valitsuse tippametnikega 34 kohtumist, arutati internetis vihakõne ja desinformatsiooni piiramist. Osa neist kohtumistest oli väidetavalt konfidentsiaalsed, mõned lausa sellised, mida ei peetud sobilikuks nii-öelda avalikkusele avada. Ja muidugi nüüd on inimestel kõikide selline reaktsioon, et vaata. Euroopa Liit ja Saksamaa valitsus üritavad internetti kontrollida. Mis on muidugi huvitav. Mitte sellepärast, et oleks väike probleem või väike teema, vaid lihtsalt selles mõttes, et miks inimesed järsku seda avastasid. Sellest on räägitud ammu. Vähemalt 5 aastat kindlasti. Muidugi kõik need, kes rääkisid sellest, neid peeti ekstremistideks, neid peeti vandenõu teoreetikuteks ja nii edasi. Aga tuleb välja, et mängus on valitsused, suured tehnoloogiafirmad, regulatsioonid, poliitilised huvid, avalik kuvand ja kõige tähtsam väga palju raha. Kes oleks võinud arvata? Aga jah. Väidetavalt olid siis igasugused kohtumised toonase kantsleri Olaf Scholzi ja Google'i juhiga, tegevjuhiga, see Sundar, mis ta nimi on, Sundar Pichai, ühesõnaga Google'i juht. Aga jah, selle loo kõige tundlikum osa ei ole ainult see, et räägiti vihakõnest või valeinfost. Need on tänapäeva poliitikas juba üpris tavalised märksõnad, üpris tavalised teemad. Keegi ei hakka ju avalikult seal ametlikult ütlema, et me tahame seal opositsiooni nähtavust vähendama või midagi sama sarnast. Räägitakse turvalisusest, vihakõnest ja nii edasi. Ei, ametlikult kaitstakse alati avalikkust, kaitstakse demokraatiat, kaitstakse vähemusi, kaitstakse ühiskondlikku stabiilsust, kaitstakse inimest iseenda eest, mis on alati väga tänuväärne. Eriti kui inimene seda kaitset ise ei ole küsinud ega oska küsida sellist asja. Probleem tekib siis, kui avalikkust kaitstakse viisil, mille kohta avalikkus ise täpselt teada ei tohi. Ehk siis, me piirame infot selleks, et ühiskonda kaitsta. Aga ühiskond ei pea täpselt teadma, mida, miks ja kelle taotlusel, mida piiratakse. Ja see ongi selle loo keskne vastuolu. Et kui sa ütled, et piirad vihakõne või valeinfot, siis järgmine küsimus on väga lihtne. Kes määrab, mis see täpselt on? Valitsus, platvorm, mõni ametnik, poliitiline surve, algoritm või kõik koos. Nii et lõpuks ei vastuta otseselt mitte keegi. Aga alati, paberil on kõik muidugi väga ilus. Praktikas hakkab see meenutama süsteemi, kus avalik arutelu pannakse läbi filtri, mille reeglid on avalikkuse jaoks udused. Et mõnes mõttes meenutab see mingis mõttes neid vanu jumala teotuse seadusi. Jumala teotuse seaduste mõte ei olnud tegelikult kaitsta Jumalat. Jumal ei vaja bürokraadi kaitset solvangute eest. Sellised seadused kaitsid praktikas pigem kirikliku institutsiooni, preestreid ja lihtsalt võimustruktuuri. Ja sama loogika kasutatakse siis tänapäeva poliitilises keskkonnas.
kui varem kaitsti institutsiooni religioosses keeles, siis nüüd kaitstakse institutsiooni liberaal-demokraatlikus, tehnokraatlikus ja turvalises keeles. Jah, ametlikult kaitstakse vähemusi, tõde ja demokraatiat. Uus nii-öelda see teema, mis meil on Euroopas, on demokraatia kaitsmine. Praktikas see võib aga tähendada, et kaitstakse poliitikut, ametnikku, parteisüsteemi ja olemasolevat võimukorraldust. See ei tähenda, et iga vihakõne või valeinfo teemaline arutelu oleks automaatselt pahatahtlik. See oleks lapselik järeldus. Aga need sõnad nagu võivad muutuda tööriistaks, millega saab piirata poliitilist konkurentsi. Teame väga hästi sakslaste näide, kus hoolimata sellest, et AfD on populaarne partei, üritakse igal moodi teda piirata ja seaduslikult keelustada. Aga jah, kui süsteemil on võimalus nagu otsustada, milliseid poliitilisi seisukohti on millised poliitilised seisukohad on vastutustundlikud ja millised on ohtlikud, siis tekib väga mugav mehhanism. Sõnum ei ole enam, et ei taha, et opositsioon võidaks. Sõnum on, me kaitseme ühiskonda ekstremismi eest. Ja see kõlab palju paremini. Ja mis peamine, see näeb ametlikus dokumendis oluliselt viisakamana välja. Demokraatlikus süsteemis võidetakse valimise üldiselt inimeste veenmise kaudu. Sa räägid inimestega, sa selgitad oma seisukohta, sa püüad näidata, et sinu poliitika on parem kui konkurendi oma. See on vähemalt teooria. Aga kui osa arutelust liigub järjest rohkem internetti, siis muutub internet ise poliitilise konkurentsi kõige olulisemaks väljakuks. Kohas, kus seda peetakse. Inimesed ei aruta enam poliitikat ainult baaris, töö juures, ajalehe veergudel või kohvikus. Paljud ei loe isegi enam paberväljaandeid. Lauatelefonist üldse ei tasu rääkida. Ajad on muutunud. Suur osa avalikust arutelust toimub Google'is, YouTube'is, Facebookis, seal Twitteris, X'is, Redditis, TikTokis, Discordis ja nüüd ka järjest rohkem ka tehisintellekti vahendusel. Ja kui sa kontrollid seda, mida inimesed internetis leiavad, mida neile soovitakse, mida neile vähem näidatakse ja milline info on otsingus nähtav, siis sa ei pea klassikalises mõttes raamatuid põletama. Piisab sellest, kui teatud ideed muutuvad raskemini leitavaks, vähem soovitatavaks või algoritmi silmis vähem usaldusväärsemaks. See on palju moodsam lahendus, vähem suitsu, vähem halba optikat, rohkem juriidilist keelt. Kui Google'i otsingu tulemused, YouTube'i soovitused või tehisintellekti vastused hakkavad järjekindlalt üht tüüpi poliitilist infot pehmendama, teist tüüpi infot aga ohtlikuna raamima, siis sellel on mõju mitte tingimata ühel päeval või ühe postituse tasandil, aga pika aja jooksul. See mõjutab seda, mida inimesed peavad normaalseks, mida nad peavad äärmuslikuks, keda nad peavad legitiimseks poliitiliseks osalejaks ja keda mitte. Näitena võib tuua see sama partei AfD, Saksamaa oma. Ja mõte on järgmine. Et kui sa küsid seal tehisintelektis, ChatGPT ja kõikides nendest teistest, et
et nad ütleksid positiivseid asju erinevate Saksa parteide kohta, näiteks SPD, CDU, rohelised, vasakpoolsed või isegi need kommunistid või sotsialistid, kes nad olid seal. Siis sa küsid näiteks 10 head asja, siis sa saad vastuse. 10 head asja iga partei kohta eraldi ja seal on mingid vastused. Kui aga sa küsid positiivseid asju AfD kohta, siis võib vastus muutuda nii-öelda teistsuguseks. Enam sulle ei anta 10 head asja AfD kohta. Nüüd sulle näiteks kirjutatakse, et vabandust, aga see on tundlik teema, selle kohta ma ei räägi. See on üks variant. Teine asi võib tulla sulle seal ChatGPT-st vastust, et tegemist on äärmusliku parteiga ja rohkem nad ei taha sellest rääkida. Aga jah, ma ei ole kursis praegu, milline olukord on hetkel, võib-olla nad on sellega ära muutnud, aga ei ole esimene kord, kui nii-öelda infot piiratakse. Võib-olla nüüd on asi paremaks läinud. Sest ilmselt on sellele tähelepanu viidatud. Aga jah. Ja küsimus on selles, et sükene nagu info erinevus, mis on näiteks AfD või siis näiteks teiste Saksa parteide kohta, et kui ta näiteks ainult ühe partei kohta halvasti räägib, et kas siis küsimus on selles, et kas see tehisintellekt jõudis sellele järeldusele täiesti iseseisvalt või on tema järeldusel kuidagi mingi moodi mõjutatud. Ja siin võibki olla näha poliitilist survet või vähemalt sellist keskkonda, kus tehnoloogiaettevõtted teavad väga hästi, milliseid vastuseid on Saksamaa poliitilisele establishmentile, ütleme niimoodi, vastuvõetavad ja millised mitte. Ja siin tuleb oluline punkt. Ei mõjuta ainult Saksamaad. Et kui selline piirang või raamistik on süsteemi sisse ehitatud, siis seda ei pruugi näha ainult Saksa kasutajad. Seda võib näha ka inimene Bulgaarias, Jaapanis, Ameerikas või Eestis. Et jah, et kui nagu üks riik või üks poliitiline plokk suurestab ülemaailmseid platvorme, siis tagajärg ei jää tingimata selle riigi piiridesse. Internet ei ole nagu kohalik külaleht. Otsingumootor ja tehisintellekti mudel töötavad enam-vähem ühtemoodi üle piiride. Ja kui Euroopa Liidu regulatsioon või Saksamaa poliitiline surve mõjutab seda, kuidas globaalne platvorm infot näitab, siis küsimus ei ole ainult Saksa valjas, küsimus on selles, kelle reeglid kujundavad kogu maailma digitaalset arutelu. Selle teema juures tuleb mängu ka Euroopa Liidu digiteenuse määrus ehk Digital Service Act. Et näiteks kui sisu mingisugune, mis on internetis, eemaldatakse või surutakse alla algoritmiliselt Euroopa Liidu reeglite tõttu, siis selle mõju võib ulatuda kaugemale kui Euroopa Liit ise. Ja see ongi koht, kus asi muutub nagu põhimõttelisemaks. Kui Ameerika kasutaja kasutab Google'it, Facebooki või Twitterit, X-i, siis ta võib mõelda, et tema nii-öelda avaliku arutelu kaitseb Ameerika sõnavabaduse traditsioon. Aga kui platvorm ise tegutseb globaalselt ja kohandab oma süsteemi Euroopa regulatsioonide järgi, siis võib Euroopa Liidu mõju jõuda ka nendeni, kes Euroopa Liidus ei ela. Teisisõnu, sa ei pea olema Euroopa kodanik, et Euroopa Liidu digipoliitika sind mõjutaks. Ja ka näiteks teistmoodi kui mõni teine riik või suurem blokk
näiteks otsustab, et mingid teemad ei sobi nii-öelda erinevatesse platvormidesse, siis võib juhtuda niimoodi, et meie teadmata on meid jälle kuidagi piiratud. Noh, see on nagu päris oluline mehhanism, mitte sellepärast, et iga regulatsioon oleks automaatselt halb, sellepärast, et regulatsioon, mis on mõeldud turvalisuse ja vastutuse tagamiseks, võib praktikas muutuda süsteemiks, mis eelistab olemasolevat poliitilist joont. Ametlikult võidetakse ohtliku sisuga. Praktikas tekib küsimus, kas algoritm hakkab eelistama nii-öelda, kuidas establishment eesti keeles on, ma ei mäleta. Ühesõnaga establishmenti seisukohti. Ja raamima nende vastaseid nii-öelda problemaatilist või siis, mis meil siin veel on, antidemokraatilisteks või siis ekstremistideks. Aga jah, üks olulisemad tähelepanekuid puudutab seda, kuidas nagu Euroopa poliitikas järjest rohkem valimistulemusi tõlgendada. Kui Ida-Euroopas võidab nii-öelda Euroopa Liidu poolne, pro-euro nii-öelda kandidaat, siis on see demokraatia võit. Olete ise seda kuulnud, ise näinud uudistest. Rahvas on teinud õige valiku, riik liigub õiges suunas. Aga kui võidab kandidaat, keda peetakse Euroopa Liidu suhtes skeptiliseks või keda seostatakse näiteks Venemaa sõbralikkusega, siis muutub kohe jutt teiseks. Siis räägitakse korruptsioonist, Vene mõjust, valeinfost ja valijate mõjutamisest. Hetkel on see põhiliselt Venemaa sõbralikkus, mõne aja pärast võib see olla mingi muu teema. Näiteks Hiina sõbralikkus või kes teab, mis meid tulevikus ootab. Aga jah, sarnane muster on jälgitav ka nii-öelda Lääne-Euroopas. Kui võidab süsteemile sobib kandidaat, siis demokraatia töötas. Kui võidab teine pool, siis on oht demokraatiale, inimõigustele, vähemustele, Euroopa väärtustele ja ilmselt ka üldisel tsivilisatsioonile. See on väga mugav raamistik. Üks tulemus on demokraatia, teine tulemus on kriis. Ja kui poliitikat hakatakse niimoodi käsitlema, siis ei ole poliitika enam valik erinevate programmide, huvide ja prioriteetide vahel. See muutub nii-öelda eksistentsiaalseks võitluseks, kus üks pool peab valitsema igavesti, sest teise poole võit tähendab katastroofi. Sellises maailmapildis ei ole opositsioon enam lihtsalt opositsioon, ta on oht, ta on äärmus, ta on desinformatsioonikanal, ta on välismõju tööriist või mitte välisagent ise. Ja kui sa usud, et teine pool ei ole lihtsalt vale poliitikaga, vaid ohustab kogu ühiskonna moraalset ja institutsionaalset korda, siis muutub ka tsensuur palju nii-öelda lihtsamini õigustatavaks. Sest enam ei piirata ju poliitilist konkurentsi, ei, kaitstakse demokraatiat. Nagu ikka, kui silt on piisavalt ilus, võib selle alla panna üsna palju asju. Aga nüüd siis nagu tuleb praktiline küsimus, et miks Google, Facebook, X ja teised platvormid sellega nagu kaasa lähevad. Ja üks võimalik vastus on lihtne, sest neil on selleks raha. Regulatsioonidele vastamine on väga kallis. Kui sul on väike foorum, mingi server kuskil või videoplatvorm, kus on näiteks 10 000 kasutajaid, mitte väga suur, keskmine, siis isegi seal muutub sisu modereerimine kiiresti nagu koormavaks. Inimesed postitavad, nad vaidlevad, teevad nalju, kasutavad irooniat, postitavad linke
nad räägivad poliitikast ja siis peab keegi otsustama, kas see kõik vastab Euroopa Liidu riiklike ametnike platvormi reeglitele ja poliitiliste ootuste nii-öelda segule ja seadustele ja nii edasi. Et kas kõik on okei. Ja nüüd skaleeri, suurenda see miljonite või sadade miljonite kasutajad. Sellisel tasemel on sul vaja juriste, moderaatoreid, automaatseid tööriistu, raportisüsteeme, kaebuste menetluste jaoks, riski hindamist on vaja teha ja kogu seda imelist bürokraatlikku aparatuuri, mis paberil läheb välja nagu väga-väga vastutustundlik digihaldus. Aga praktikas tähendab see väga suuri kulusid. Nagu ma ütlesin, suurfirmad saavad sellega hakkama. Väikesed konkurendid sageli ei saa. Ja siin tekib üks küüniline, aga väga praktiline stiimul. Suured platvormid võivad selliseid regulatsioone lõpuks isegi taluda või neile isegi kaasa aidata, sest need tõstavad turule sisenemise hinda. Kui reeglite täitmine on nii kallis, et väike konkurent ei suuda seda teha, siis jäävadki alles turule need samad suured ettevõtted, kes olid kõik nõus ja aldid uusi seadusi ja reegleid vastu võtta. See on siis teoorias konkurentsi ja nii-öelda turvalisusest tasakaal. Praktikas võib see olla väga mugav viis, kuidas turg lukku panna. Ja nagu Bitchute, mis pidi nagu regulatiivsete ja vastavuskulude tõttu oma tegevust ümber mõtlema ja mujal liikuma, on nagu üks näide. Mõte ei ole selles, et sellised ettevõtted tingimata ei tahaks kunagi ühtegi ühelgi nõuele vastata. Küsimus on kulus. Kui nõuetele vastamine muutub liiga kalliks, siis võidab see, kelle on kõige rohkem raha, juristi ja kontakt. Ja ülla, see ei ole tavaliselt väike sõltumatu platvorm. Ja siin tuleb veel üks oluline punkt mängu. Google ja Facebook ei teeni raha sellega, et nad müüvad nii-öelda sõnavabadust või mida iganes. Nad ei teeni raha sellega, et nad pakuvad tingimata kõige neutraalsemat või siis ausamat avalikku arutelu. Nende ärimudel põhineb reklaamil, kasutaja andmetel, tähelepanul ja reklaamijate rahulolu. Kui sõnavabadus tekitab reklaamijatele ebamugavust, poliitikutele ebamugavust või meediale ebamugavust, siis ettevõtte jaoks ei pruugi sõnavabaduse kaitsmine olla majanduslikult kõige mõistlikum valik. See võib-olla ei ole moraalselt ilus, aga see on võib-olla näiteks ühiskondlikult vajalik. Aga äriliselt see pilt on natuke teistsugune. Aga üks naljakas asi on ka see näiteks, et see Elon Muski platvorm X hetkel pakub praegu kõige rohkem sõnavabadust võrreldes teiste platvormidega. Aga küsimus on see, et kui palju seda ühiskonnas nagu hinnatakse. Kas kõik nüüd nagu ütlevad, et X on selgelt parem, sest seal on rohkem lubatud? Muidugi mitte. Väga paljud ründavad X-i Twitteri just sellepärast, et seal on liiga palju lubatud. Reklaamid on ettevaatlikud, poliitilised institutsioonid on närvilised, meediakeskkond on ka vaenulik. Ja see näitabki stiimulit. Platvormi jaoks ei pruugi nii-öelda vabama arutelu lubamine tuua rohkem kasu. See võib tuua rohkem probleeme. Seega, kui riigid ja regulaatorid ütlevad suurtele platvormidele, et nad peavad vastutustundlikumalt käituma, siis platvormidel võib olla lihtsalt
sest neil võib olla lihtsam nagu kaasa minna, nagu kui avalikku võitlust pidada. Eriti, kui kaasa minnes saab ühtlasi ka konkurentide elu raskemaks teha. Räägime ka Ameerika ja Euroopa nii-öelda digipoliitika konfliktist. Mõtlen selles, et Ameerikas räägitakse palju välismaisest sekkumist valimistesse, aga samal ajal tasub tähele panna, kuidas nagu Euroopa Liit ise reageerib Ameerika poliitilisele arutelule. Ehk siis kuidas siin Euroopas kogu aeg tuleb infot, et kui keegi mingi poliitik Ameerikas Twitteris jälle midagi kirjutab, siis on kohe see ameeriklaste sekkumine Euroopa valimistesse ja demokraatiasse ja nii edasi. Hoolimata, et me praegu ei tegele mingisuguste valimistega ja väga arusaamatu on, kuidas mingi Twitteri postitus võib demokraatiat ohustada. Aga see selleks. Tuletame meelde. Jah, kuidas Euroopa Liit reageeris Ameerika nagu poliitilisele arutelule. Näiteks, kus Euroopa Liidu kõrge esindaja oli väga ärritunud selle üle, et Elon Musk intervjueeris Donald Trumpi. Korraks mõtleme, mis tähendab. Ameerika kodanik intervjueerib Ameerika presidendikandidaati Ameerika publikule mõeldud platvormi. Ja Euroopa Liidus tekib paanika, sest äkki näeb seda ka mõni Euroopa Liidu kodanik ja võib sellest kuidagi radikaliseeruda. Aga jah, selline mõtteviis on jälle väga normaalne, aga kui selline mõtteviis saab normaalseks, muutub normaalseks, siis ei piirdu Euroopa Liidu digipoliitika enam ainult Euroopa turu korrastamisega. See hakkab eeldama, et globaalne poliitiline arutelu peab kohanduma Euroopa institutsioonide tundlikkuse järgi. Ja see on juba palju suurem küsimus. Kas Ameerika poliitiline debatt peab arvestama Euroopa Liidu ametnike hirmudega? Kas ülemaailmsed platvormid peavad kujundama oma algoritme nii, et Brüssel oleks rahul? Kas Euroopa Liidu kodanikku tuleb kaitsta selle eest, et ta näeb intervjuud, mis toimub teises riigis, teise riigi valimiste raames ja teiste riigi nagu poliitilise publikule. Ametlikult on see kõik muidugi võitlus ohtliku sisu vastu. Praktikas meenutab see mõnikord väga tugevat soovi kontrollida mitte ainult seda, mida inimesed ütlevad, vaid ka seda, milliste ideedega inimesed üldse kokku puutuvad. Ja selle loo puhul ei olegi kõige olulisem ainult see, et kas Google seal pidas Saksa valitsusega 34 kohtumist. See on lihtsalt nagu oluline detail, aga suurem küsimus on laiem. Küsimus on selles, kuidas tänapäeva demokraadid käituvad olukorras, kus avalik arutelu on koljunud eraplatvormidele. Valitsused ei pea enam omama ajalehti, nad ei pea enam sulgema telekanaleid, nad ei pea isegi otse käske andma. Vähemalt mitte alati. Piisab sellest, kui luuakse regulatiivne raamistik, poliitiline surve ja piisavalt udused kategooriad nagu desinformatsioon, vihakõne, kahjulik sisu ja ühiskondlik risk. Siis hakkavad platvormid ise ennetavalt käituma. Nad ei taha trahve, nad ei taha skandaale, nad ei taha konflikti regulaatoritega, nad ei taha kaotada reklaamijaid. Ja nii tekibki süsteem, kus keegi ei pea otseselt ütlema. Tsenseerige seda poliitilist suunda. Piisab sellest, kui kõik saavad aru, mida neilt oodatakse. See ongi tänapäevase infokontrolli kõige huvitavam osa. See ei näe välja nagu vana tsensuur. See näeb välja nagu riskijuhtimine, vastavuse kontroll, kogukonna standardid, usaldusväärsuse hindamine, kahjuliku sisu
vähendamine. See on bürokraatlikult korrektne, juriidiliselt pakendatud ja avalikkusele müüdud kui kaitse. Aga kui tulemuseks on see, et teatud poliitilised seisukohad muutuvad süsteemselt vähem nähtavaks, vähem legitiimsemaks ja raskemini leitavaks, siis on väga raske väita, et see ei mõjuta demokraatiat. Demokraatia ei ole ainult see, et inimesed saavad kord 4 aasta tagant hääletada. Demokraatia eeldab ka seda, et inimesed saavad ideedega kokku puutuda, neid võrrelda, vaielda ja otsustada, mis on parem. Kui arutelukanalid on filtreeritud nii, et süsteemile ebamugavad seisukohad pannakse automaatselt ohtlikku kategooriasse, siis valija valik ei kao ära, aga seda kujundatakse. Ja see ongi kõige olulisem vahe. Keegi ei pea sulle keelama mõelda valesti. Piisab sellest, kui õige mõtlemine on otsingus esimesel lehel ja nii-öelda vale mõtlemine, vale otsus on kuskil digitaalsete põõsaste taga koos hoiatustekstiga ja modereerimisriskiga. Modereerimisrisk tähendab seda, et kui sa näiteks kuskil kirjutad antud teema kohta, siis lihtsalt kas kustutatakse postitus või kustutatakse postitus või siis kuskil muudetakse see nähtamatuks. Ja lõpuks ei ole küsimus ainult Google'is, Saksamaas, Euroopa Liidus või siis selles samast AFD. Küsimus on selles, kas demokraatlik süsteem usaldab oma kodanikke piisavalt, et lasta neil näha ka neid ebamugavaid ja ohtlikke ideid. Või jõuame punkti, kus ametlik seisukoht on umbes selline. Rahvas on suveräänne, kuni algoritm on veendunud, et rahvas näeb ainult vastutustundlikult kureeritud valikuid. Ja see on juba päris kummaline demokraatia vorm. Paberil muidugi väga turvaline, praktikas lihtsalt veidi vähem vaba. Aga näitab küll.